Nii, ehk siis olemegi nii-öelda pausilt tagasi. Ehk siis ma loodan, et sa said nüüd ilusti oma Smart Eesmäe kirja ja siia juurde tegelikult on hea rääkida sellest, et kuidas minu siis ülikoolis Smart Eesmärgi kirjapanek läks. Ehk siis meie ülikooli professor tegelikult, no üpriski sarnaselt nagu mina selgitas seda meetodit, küll aga jätmates välja kõik näited ja nii edasi. Aga noh, selgitas ära, et mida iga täht tähendab. Ja pärast seda me siis professor samuti lasi meil pannes kirja Smart Eesmärki ja kui ma kuulasin teiste tudengite vastuseid, et mis Smart Eesmärgi nad kirja said, siis ma olin üpriski jahmatunud, kui mitte öelda šokeeritud. Ehk siis, kui ma kuulasin neid, tuli välja, et enamus tegelikult ei saa pihta, mida Smart Eesmärk tähendabki. Ehk siis ma mõtlesin, et ma koostan teile ka siis kontrollnimekirja, et kuidas saada aru, et kas sul on eesmärk siis tõesti tark või tegelikult seal võiks veel arenguruumi olla. Et vaatame siis läbi, mis need küsimused on, mida küsida. Ehk siis esimene küsimus ongi spetsiifilisuse kohta, kas on selgelt arusaadav. Võid ka mõelda, kas see on selgelt määratletud, mis kohas, kuidas tahaks oma eesmärki saavutada. Teine küsimus, millal sa tead, et oled eesmärki saavutanud? Ehk siis, mis on see mõõdik, mille järgi sa saad aru, et sa oled tõesti teinud ära selle, mis sa oled soovinud? Kolmas, kas see pakub sulle elevust? Ehk siis, kas see on miski, mis tekitab su seda, et ma tahan seda teha või jääb sellest puudust? Siis sa tead, et tuleb keerata juurde natukene ambitsioonikust. Neljas punkt, kas sa usud, et sa saavutad seda? Ehk siis, kas sa arvad, et see on realistlik eesmärk? Ja viies, mis ajaks saavutad eesmärki? Ehk siis, kui nendele 5 küsimusele suudad leida oma ühelauselisest eesmärgist vastuse, siis on hästi. Siis sa oled saavutanud Smart eesmärkide arusaamise taseme ja sa võid teistele edasi selgitada. Kui sa aga veel ei saanud nendele vastatud, siis võta hoolikalt need uuesti ette ja proovi siis nendele sinna lisada siis oma lause sisse siis vastust. Ja tõesti, ma soovitan sulle sellesse aega panna, et sellest aru saaksid, sest kui sa selle juba ära masterdad, ära suudad õppida, siis tegelikult sa saad seda igasse erinevasse eluvaldkonda kanda üle. Et nagu me rääkisime, et Wheel of Life'is 80 kategooriat, siis saad tegelikult igas kategoorias eesmärki seada. Et Smart eesmärgid on nii-öelda tegelikult justkui universaalsed, et me küll räägime enesearengust täna, aga tegelikult enesearengut sa saad ka igasse valdkonda üle kanda. Nii et jah, ja soovitan vaadata ka internetist ringi, et tegelikult Smart akronüümi neid, mida need erinevad tähed tähendavad, on erinevaid versioone, et osad panevad A-ga achievable ehk siis kas ta on saavutatav ja muudavad siis eri millekski muuks või A on attainable ehk siis, et kellel see eesmärk on määratud. Ehk siis see määratletus, et kellele eesmärk on määratud, et seda kasutatakse näiteks just ettevõtetes, kui määratakse ettevõtetes eesmärke, et siis see on kasulik, et tead saada, et kes siis vastutab selle eesmärgi saavutamise eest. Ja kui sa veel surfad ja sind tõesti pakub eesmärgi seadmine huvi, siis soovitan sul vaadata, on ka olemas smarter eesmärgid, ehk siis on targemad veel eesmärgid, et mida tähendavad see E ja R, et see on tegelikult ka päris põnev ja hea siis lisa nii-öelda viis, kuidas veel sammu võrra edasi areneda. Aga kui sa juba praegu tunned, et on liiga palju, siis ära vaata. Muidu, kui sa tunned, et vajaksid veel mingit hüppelauda edasi, siis soovitan julgelt uurida ja siis saadki ehk oma eesmärgi veel targemaks lihvida. Aga inimesed ikkagi ei saavutata eesmärke, mida seatakse. Et isegi kui seatakse eesmärke, siis nendeni ikkagi ei jõuta. Ehk siis siin on hea tuua välja uusaasta lubadusi. Ehk siis ma arvan, et sa ise tead ka, et päris palju seatakse uusaastal uusi lubadusi, et mida tehakse. Aga
tegelikult nende saavutamine on väga madal. Ehk siis USA-s tehti ka uuring ja tuli välja, et 60% tegelikult inimestest tegi USA-s lubadusi. Aga mis te arvate, kui palju nendest saavutas oma siis eesmärki? Võid mõelda, võid lase oma pakkumise kirja panna kuskile. Ja see number on tegelikult 8. Ehk siis ainult 8% saavutas oma eesmärke. Ja üks teine uuring näitas siis, et 6 aega pärast seda, kui on siis veebruar juba käes, siis tegelikult, et ainult veerand siis jätkab oma eesmärkidega, et 3/4 on juba alla andnud. Ja see on päris nukker, sest tegelikult kui suudaks niimoodi teha, et kõik suutaksid saavutada oma eesmärke, siis huvitav küll, milline maailm meil siis tegelikult alles oleks. Nii et see, kuidas eesmärk seada, on küll nii-öelda baastase või siis ikkagi samm edasi küll tavalisest inimest, aga tegelikult on veel mitu sammu, et jõuda veel ägedamaks ja veel suurepärasemaks inimeseks. Nii et tegelikult suur küsimus, mida küsida, ongi, et kuidas hoida end järel. Et kuidas, kui sa tead seda sihti mäe tipus, kuidas jõuda selle mäe tipuni. Et päris palju ju asju võib juhtuda sel teel, kui sa tahad mäe tippu jõuda. Sa võid libastuda, sul võib mingi tööriist katki minna, sa võid, ilm võib kohutav olla, sa ise võid lihtsalt väsinud olla, enam ei jaksa. Aga mida siis teha? Kas tõesti lihtsalt anda alla? Otsustada, et ma ei roni sinna mäe tippu, las ta olla. Või siis tõesti öelda, et ei, mina saan hakkama, ma suudan seda. Ja kuidas siis seda teha? Kuidas öelda ja tõesti uskuda sellesse ja siis ka teha seda, et sa suudad seda. Et see on üks hea küsimus ja tegelikult palju samme on võimalik teha selle jaoks. Et tegelikult väga palju erinevaid viise, kuidas lahendada seda olukorda ja nendest ma tahtsingi rääkida. Ehk siis üks tüüpiline olukord, mis võib juhtuda inimestel tihtipeale, on see, et mul alati langeb motivatsioon. Ehk siis kui sead endale eesmärgiks, alguses ongi äge, aga siis langebki motivatsioon. Ja mida siis teha? Üks asi, mida ma soovitan väga teha, on visanditahvel. Eks ma olen sellest rääkinud varem, on vision board, üks meetod, kuidas siis visualiseerida enda tulevikku. Ja see on ka hea viis, kuidas siis hoida oma motivatsiooni alles. Ehk siis mul on ka seal teisel pool nüüd seda arvutit, ongi enda visanditahvel üleval. Ja iga kord ma vaatan seda hommikut ja ma näen seda. Ja see tuletab mulle meelde, mida ma tegelikult soovitan saavutada. Ja selle vaatamine tekitab seda, et ma nüüd ikkagi tahan seda teha. Et need tunduvad nii atraktiivsed pildid seal olevad, et on väärt küll seda pingutust. Siis teine variant, mis sobib mõnedele inimesele väga hästi, on motivatsioonivideo vaatamine. Ehk siis üks hea näide, kuidas ma olen seda teinud, on oma Changemakers tiimiga, kui me üks aasta värbamises läbi kukkusime, siis me vaatasimegi motivatsioonivideot, et kuidas tulla sellest raskest kohast üles ja ikkagi minna edasi. Ja tegelikult see toimis väga hästi, inimestel läks kohe energiatase läks kõrgemale, inimeste uskumus tõusis. Et Fail Forward on üks väga hea YouTube'is siis video, ma soovitan vaadata. Siis kolmas on loe teiste tehtud kirjeldusi endale. Ehk siis ma usun, et meil igal ühel on mõned diplomid või märkmikud, kuhu ehk keegi teine on kirjutanud, näiteks ka sõbrapäevik. Et hea on võtta need kirjeldused ette, et kui on raske hetk, siis neid lugeda. See tekitab seda, tuletab meelde neid häid tundeid, mis on olnud ja saad seda, et teist usuvad minusse, ma ju pean pingutama, siis ma saan hakkama. Nii, 3 tükki olemas, veel lahendusi. Pane kirja, miks sa teed miskit. Ehk siis soovitan vaadata ka Simon Sineki videot Start with a Why. See selgitab sellest, kuidas turunduses peaks lähenema inimestele mingi toote turundamisel, kuid tegelikult see saab mujale ka üle kanda. Ehk siis, kui sa tahad midagi saavutada, pane kirja, miks sa tahad seda teha. Sest see on see hea pidev punkt, millest sa saad lähtuda ja siis saadki miskit ära tehtud reaalselt. 5. punkt.
pane endale arvuti ekraani taustapildiks end motiveerid tsitaat. Ehk siis minul on minu lemmiktsitaat If you can dream it, you can do it, Walt Disney poolt pandud. Ja iga kord, kui ma siis näen seda puhast ekraani koos selle tsitaadiga, mul tõesti kohe tekib naeratus suul, et vau, äge. Ja selle toreda emotsiooniga tegelikult on väga hea päev alustada ja kohe sealt ka tõsta mingil määral oma motivatsiooni ka päeva osas. Ja viimane siis viis, kuidas seda motivatsioonilangust siis lahendada, on see, et tuleta meelde endale see kord, kui olid järjepidev ja kui head emotsiooni siis tekitas. Et see aitab võtta ennast kokku. Ja minu puhul ka näiteks, mul praegu ülikooliga on suhteliselt keeruline on vahepeal ennast järje peale võtta. Aga siis ma tuletan meelde, et kui hea mul oli seal põhikooli lõpus tunda ja rahulolu enda osas. Et selliste situatsioonide meelde tuletamine annabki ühtpidi head emotsiooni, teistpidi seda, et ma olen sellest läbi, ma mingist sarnast asjast läbi, miks ma peaks sellest saama. Et see on ka üks hea viis. Nii, motivatsioonilangus valdused. Nüüd vaatame, mis siis üks teine klassikaline situatsioon on. Ehk siis tihtipeale ütleb seda, et ma lihtsalt ei suuda muudele ahvatlustele vastu panna. Ma ei suuda öelda ei Netflixile, ma ei suuda öelda ei oma sõpradele, nendega chattimisele, Messengeris, WhatsAppis, Instagramis, feedi scrollimisel. Ma ei suuda lihtsalt seda teha. Et mida siis teha sellistes olukordades? Et üks, pane asjad endale võimalikult lähedale. Et see kehtib just siis, kui sul on näiteks tõesti keeruline miskit ära teha. Ehk siis, kui sa tahad näiteks trenni teha hommikuti, siis üks asi, mis sa saad teha, ongi, et sa paned trenniriided endale voodi kõrvale. Et see juba tekitab sul palju lihtsamaks seda, et sa teed miskit, mis justkui on väljakutsuv või natukene mitte nii mugav. Et see aitab tõesti väga palju. Ja mina olen seda kasutanud, pannudki trenniriided valmis ja tavaliselt iga kord, kui ma olen seda teinud, ma olen ka trenni teinud. Võrreldes nende kordadega, kui ma ei ole pannud ja vahepeal on juhtunud ka nii, et ma ei ole siis teinud, kui ma olen planeerinud teha. Siis teine variant on bloki ära muud võimalused. Ehk siis näiteks mina ise olen blokkinud ära ühel teisel oma poissõbrades tegelikult võimaluse vaadata paari veebilehte, kuna tihtipeale ta kaob nendesse veebilehtedesse siis päeva jooksul väga ära, siis ma aitasin tal, et ma blokeerisin need ära, nii et ta ei saagi neid vaadata oma arvutist. Et see on üks viis, kuidas siis limiteerida ennast, et panna endale, kui sul on kalduvust näiteks ka Instagrami vaadata, siis tõesti installi see ja niimoodi siis teed natukene raskemaks endale selle ahvatluse kasutamist. Siis kolmas variant, luba endale ahvatlust siis, kui oled ära teinud lõpuks kõik. Et see on ka üks hea viis, et okei, ma tahan trenni teha pärast trenni, ma võin vaadata Netflixi enne trenni, no. Et see on üks hea viis, kuidas motiveerida ennast tegutsema ja teistpidi, et kus sa saad siis endale anda seda präänikut ka, et hea viis, mida siis katsetada. Ja veel üks variant on muuta häält oma peas, ehk siis mitte, et ma ei suuda või et see on nii ahvatlev, vaid ma saan hakkama, ma suudan sellele vastu panna, ma suudan tegelikult selleta hakkama saada, ma suudan lihtsalt trenni teha. Et tegelikult on asi ka siin, et kuidas sa iseendaga räägid, et proovi need ei-d muuta jaaks, et ma saan hakkama, ma tulen toime, ma teen ära. Ja viimane punkt on mõtle läbi, mis siis kuid ja pane lahendused paika. Ehk siis hea viis mõelda tegelikult läbi, et kui sul on tõesti mingi raskem eesmärk, et mis siis, kui ma tahangi näiteks sõpradega hoopis välja minna ja mõtle siis lahendused välja, et kuidas seda lahendada, kui see olukord tekib, et kas sa siis näiteks pakud sõpradele teise aja välja või teine lahendus see, et nõustud sellega, aga siis et sa pead mingi osa juba ära tegema enne, kui sa sõpradega kokku saad või kuidas seda ennetada. Ehk siis panedki oma panustad rohkem aega aja planeerimisse. Et mis siis kuida läbi mõtlemine aitab ka palju kaasa. Ja viimane punkt, alusta väiksest sammust. Ehk siis see tegelikult kehtib kogu selle teema kohta,
aga alusta väiksest sammust, ehk siis kui sul tõesti Netflix on pidevalt tegelikult oled sellest nii-öelda ahvatletud, siis võta üks väike samm. Proovi näiteks Netflixile ei öelda, aga sa võid näiteks YouTube'i videosi vaadata, et kahandada niimoodi vaikselt järjest enda siis kas või sõltuvust, kui seda nüüd öelda niimoodi. Vot, võtame siis kolmanda teema. Mis siis, kui sul juhtub seda, et sa ei suuda pikalt vastu pidada? Et ma olen välja pannud oma eesmärgi, aga no ma tõesti, ma ei suuda pingutada nii pikka aegselt. Ma võin alguses palju teha, ma olen jube motiveeritud, aga siis ma enam ei jaksa. Et mida siis teha? Et üks asi, leia endale habit buddy ehk siis harjumuste sõber. Ja see on üks hea viis, et näiteks kui sa tahadki, võtame siis selle trenni näitel, et kui sa tahad 2 korda nädalas trenni teha, siis võta endale üks sõber kõrvale, kes hakkab ka 2 korda nädalas trenni tegema. Ja siis te saategi teha üksteisele ülevaateid, et kuule, mina tegin ära või et millal sina teed. Et see aitab väga hästi hoidagi järje peal ja niimoodi jõuab tegelikult siis tegutseda. Teine, pane endale niinimetatud auhindu, ehk siis panegi järjest erinevate etappide peale, et kui ma selle ära teen, siis ma saan seda. Kui ma selle nüüd ära teen, siis ma juba saan järgmise asja. Et need asjad on tegelikult väga hea, et ennast järje peal hoida. Kui sa oled välja mõelnud, mis sa saad, siis ma arvan, et sa tegutsed ka. Ja teine vastupidine viis on panna endale nii-öelda karistusi. Ehk siis kui ma ei tee seda ära, siis ma ei saagi Netflixi vaadata. Või et siin täiesti oleneb, mis tüüpi inimese oled, mis sulle sobib. Et sellepärast ma olengi proovinud võimalikult palju erinevaid asju välja panna, et sa leiaksid selle õige asja ja valida kas välja, mis probleem sul esineb, et sa oskaksid valida, mis sulle kõige rohkem sobib. Et see asi, mis näiteks mulle sobib, ei pruugi sobida sulle. Et sa oskadki valida kõige paremini. Siis üks reegel, mis tegelikult on, et üle 2 korra ei tohi murda oma lubadust. Ehk siis, kui sa oledki endale välja valinud harjumuseks, võtame raamatut lugeda igapäevaselt, siis üle 2 korra ei tohi murda seda lubadust, sest muidu sa jäädki seda murdma, et see on üks seadus, mis ma ühest uuringust leidsin. Et seda kindlasti hoia peas, et kui sa mingit lubadust, sellist harjumuslikku lubadust annad. Ja see on siin korduv, ehk siis nagu me rääkisime selles, et sa ei suuda ahvatlusele vastu panna, kui sa ei suuda pikalt vastu pidada, et samamoodi pane paika, et miks sa teed miskit ja vaata seda siis üle. Et mina olen samuti tegelikult ülikooli osas, Changemakers osas ja trenni tegemise osas endale samamoodi pannud kirja, miks ma neid asju teen, et siis see hoiab mind järje peal. Ja nüüd võtame siis ühe viimase sellise supermanni positsiooni sisse, et ühte probleemi veel lahendada. Ja see probleem on, et mulle tundub, et tegelikult pikas plaanis on kõik hästi. Et ma ei peagi miskit tegema, kõik on jumala hästi. Et vahepeal võib juhtuda see, et tegelikult mul ei ole vaja seda teha, et ma saan hakkama küll ja ma olen jumala tubli tegelikult. Et kuidas siis sellistes olukorras toime tulla? Et üks asi on hea, mis teha, on tee endale harjumuste graafikut. Eks selle jaoks on olemas ka mõned äpid, aga mina näiteks tegingi endale ka märkmikusse lihtsalt niimoodi, et ma kirjutasin päevad ja kirjutasin, mis harjumused mul on igapäevased ja siis ma panin ristikese, kui ma olin ära teinud ja jätsin tühjaks, kui olnud. Ja selle pealt ma tegelikult nägin, et näiteks mediteerimine, mis mul oli pikemat aega selline eesmärk, siis tegelikult ma seal üldse ei saanudki hakkama. Ja see näitas mulle, et tegelikult ikka ei ole selle mediteerimisega nii hästi, kui ta võiks olla. Et see aitab sulle hea sellist reaalsuskontrolli teha. Siis teine punkt on, et pea vähemalt 2 kuud vastu ja siis otsusta. Samamoodi eesmärgide puhul, et pikuta vähemalt 2 kuud ja siis otsusta, et kas sa jätkad selle nimel või mitte. Vahepeal võib tõesti, elu võib tuua muutusi või sa algselt arvad valesti, aga et pea 2 kuud vastu ja siis otsustad, mis sa tegema hakkad. Et tihtipeale on nii, et alguses on raske, aga kui sa 2 kuud juba ära teed, siis iseenesest tegevus, mis sa soovid, see ei ole enam nii raske,
aga võib ikka välja tulla, et kas on ebaefektiivne lahendus või ei ole kasulik, et siis sa saad seda muuta, aga peagi võid 2 kuud vastu. Ja 3. punkt, viimane on see, et vaata enda eeskuju ja analüüsid, kas on veel minna temani. Ehk siis minu üks eeskujudest on Michelle Obama ja näiteks, kui ma arvaksin, et mul on kõik pikas plaanis hästi tegelikult, et siis kui ma tema vaatan tema poole, siis tegelikult ma saan aru, et mul ikka on veel minna temani. Ma päris Michelle Obama veel ei ole. Et samamoodi, et mõtle läbi, et kes on sinu eeskuju ja kui kaugel sa nii-öelda temast oled, et mis sul veel vaja teha on ja kui sa oled juba temani jõudnud, tema standarditeni või milline ta iseloomult on näiteks, siis on okei, aga suure tõenäosusega võib nii juhtuda, et ikka veel ei ole, et siis saad aru, et jälle väike reaalsuskontroll teistmoodi hoopis. Aga need siis olid 4 nii-öelda raskust, mis võib eesmärkide lahendamisel tee peal ette tulla. Ja nüüd on siis mõte, et mida sina ära teed siis, et võttes selle eesmärki, mis me paika saime, ja analüüsides iseennast, mis võib olla see kõige tõenäolisem asi, mis võib sinu tee peale ette tulla, et mis võib sinuga juhtuda, et kas sul langebki motivatsioon, kas sa lihtsalt ei suudagi pikalt vastu pidada või on need ahvatlused, mis võivad tee peal ees olla, et analüüsi iseennast. Ja siis vali välja nendest lahendustest, mis ma sulle kirja või mis ma sulle rääkisin, vali siis, et mis lahendust sa katsetada tahaksid. Võib-olla see ongi see, et sa teed endale visanditahvli ära ja paned selle endale üles ja jälgid seda pikemat aega. Või sa võtad endale hoopis habit buddy juurde, et paremaks saada. Või mõni 3. idee, mis sa minult kaasa noppisid. Et pane see paika. Ja pane paika ka endale kuupäev, millal sa seda vaatad üle, et kuidas mul läheb selle eesmärgi saavutamine. Et mida väiksemaks juppideks sa seda eesmärki suudad teha, ja siis tegelikult seda parem. Et jah, ma jälle ütlen, et tõi see ära. Aga sellega tegelikult saigi siis meie seekordne sessioon läbi, teemaplokid läbi. Ehk siis võid ise nüüd panna pausile ja mõelda läbi siis need 4 või 5 küsimust, millest me eelmine kord rääkisime, et kuidas seda peegeldust teha. Et mõtle läbi, millest me täna rääkisime, mis me tegime, mis sulle meeldis, mis oleks nüüd paremini olla, mida sa õppisid ja kuidas seda rakendad. Et need 5 küsimust pane endale kirja ja analüüsi iseennast, et pane vastused kirja ja niimoodi saad jällegi palju rohkem sellest sessioonist kätte. Et mina näiteks ka iga päevaselt teen peegeldust, et kuidas mul päev on läinud ja samamoodi siis tegelikult seda sessiooni ma samuti analüüsin ka sama nii-öelda malli põhjal. Et analüüsida, kui võtta siis oma sõnadega kokku, siis me täna rääkisimegi ju sellest, mis on head eesmärgid, mis on need targad eesmärgid. Sätsime ühe targa eesmärgi ja vaatasime läbi siis, et kuidas teha nii, et sa saaksid saavutada seda eesmärki, mis sa endale seadnud oled. Et SMART, mis need erinevad tähendasid, olid siis specific, measurable, ambitious, realistic, time-bound. Et need 5 tähte, need asjad, millest me rääkisime ühe eesmärgi puhul, siis me rääkisime ka 4 potentsiaalset olukorda läbi, mis võib juhtuda, kui sa oled endale lõpuks eesmärgi seadnud, selle poole liikuma hakkad. Ja nüüd on sul siis hetk seda peegeldust ise teha, kirja panna. Aga nüüd, millest me järgmisel korral räägime, me võtame siis sektorina ette tervise ja räägime, mis on tervise erinevad aspektid, ehk siis mida üldse tervise valdkonnas analüüsida, et kas see on ainult see, et kas ma nüüd olen füüsiliselt terve, et kas mul on haigus või ei ole haigust või on seal miskit veel juures. Ja me räägime neid, analüüsime ja jõuame ka selle juurde, et kuidas siis arendada enda tervist. Et kuidas jõuda siis 5+ oma tervise valdkonnas. Et need on need küsimused, millele me fokusseerime. Ja üks peamine mõte, mis ma tahaksin, et sa sellest korrast kaasa võtaksid, on see, et tegelikult järjepidevus on arendatav. Et kui sa tõesti varem ei olegi nii palju eesmärki saanud või sa ei ole nii palju
nende saavutamiseni jõudnud, siis tegelikult see kõik on tehtav. Aga lihtsalt tuleb võtta üks väike samm korraga, nagu see väike laps seal pildi peal. Ja siis sa jõuad selleni, et sa saad küll hakkama ja mina usun sinusse ja ma siiralt loodan, et sina ise ka usud endasse, sest tegelikult nii palju näiteid on maailmast, kes on suutnud ühe sammu võrra väga kaugele jõuda. Peaasi, et meeles üks väike samm korraga ja niimoodi sa jõuad väga kaugele. Ehk siis jah, see oli seekordne ja merile.changemakers.ee, kõik küsimused võid sinna saata, mõtteid, edasiarendusi ja nii edasi. Oleme väga avatud nendele ja mis muud kui järgmise nädalani.